Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse lõvid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 22 kuni 28 juuni. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab teil siin saumade kuuega. No saumade kuus räägib seda, et te midagi olete väga edukalt lõpetanud. See on võidupärja kaart. See on tunnustuse jagamise kaart. Te saate iseenda üle uhke olla. Võib-olla keegi annab teile, ma ei tea, mingi autasu või maksab preemiat. Või midagi sellist, mis nagu tunnustamisega, et keegi tõesti kiidab teid selle eest, märkab teie saavutusi, märkab teie ponnistusi. Et küllap te olete oma ala professionaal ja selle tunnustuse igati auga ära teeninud. Et nautige seda. Kui keegi teil natukene teid kiidab või teid pead silitab või teile miskit head annab, siis nautige seda kõike. No siis on teil rahakaart. Mulle tundub, armsad lõvid, et te olete sellest kas siis hirmust või selle vaesuse ees ikkagi praeguseks üle saanud või selle ees, et äkki raha kaob ära või töö kaob ära või et mulle tundub, et selleks korraks on see nagu seljatatud. Teie on väga suur rahakaart ehk müntide 10 ja müntide 10 räägib stabiilsest, pikaajaliselt stabiilsest sissetulekust. Ja kuna te olete siin 2 baasi vahel on see müntide 10, on karikate baas ja on sauade baas. No sauade baas ja all on kohe teil siin sauade rüütel, no nemad väga kibelevad asjadega pihta hakkada. Et nemad ei taha midagi enam oodata ega ringi vaadata ega mõlgutada oma mõtteid vasakule paremale. Nemad kibelevad ikkagi pihta hakkama nende samade plaanidega, mis teil siin on. Ma ei tea, kas see võidupärg avardab teil mingeid võimalusi veel nagu kusagile pürgida, kusagile püüelda, mingisugust lisa teenida. Aga igal juhul on need baasid täiesti kohe hakkamist täis. No, baasid tulevad uudistega. Ja kuna karikate baas, karikad on meie emotsioonid, meie tunded, meie mõtted ja ka meie suhted. Et küllap ta siis tulebki heade uudistega. No ilmselt on, ma ei tea, meil on jaaninädal, võib-olla saate seal jaanipäeval kokku kellegagi, arutate asja ja saate nagu, kuidas ma siis ütlen, et teil tuleb võib-olla mõte või saate kinnitust, et teie mõtted on õiged ja te liigute õiges suunas. No see sauade baas on jah, ta on niisugune lõbus baas ja samas ta tõesti tahab väga hakata tegutsema ja nii nagu tema suurem vend, see sauade rüütel siin, teeme ära, no hakkame pihta. Nad ei taha kumbki eriti oodata, nad on väga kannatamatud. Noh, seadused on siin paigas teil, kui teil on nüüd mõni leping sõlmida vaja või läbirääkimisi pidada, siis selle jaoks on väga hea siukene sõber, nagu on mõõkade kuningas. Mõõkade kuningas on igasuguses paberimajanduses. Nii nagu need mõõkade kaardid kõik, nii see kuningas kui siis kuninganna ja ka rüütel. Aga teil on kuningas ja kuningas on, tema ongi väga tark, ta on just nende igasugustes juriidilistes küsimustes, igasuguses paberimajanduses, projektide kirjutamises, ma ei tea, mõne paber veel, mis on juriidiline näiteks. Et nendes on tema väga osav, tema näeb kõik ära, tema teab seadust ja kui ta ei tea, eks ta siis vaatab, õpib. Aga tema näeb, ta näeb ära ka kõik selle peenikeses kirjas kirjutatu. Et ta nagu ei lase ennast eksitada, sest tema, ta tõesti ongi väga tark ja väga osav. No jah, ja siis viimasena on teil siin müntide rüütel. No müntide rüütel on raharüütel. Nii nagu rahast jutt käib, on müntide rüütel see kõige targem nõuandja rahaasjades. Ja temal on ka eelarve paigas. Tema ei lähe poodi emotsiooni oste tegema. Tema kas tellib kusagilt internetist, et vältida neid emotsiooni oste, mõtleb kindlasti ennem läbi, kui ta kusagile midagi kulutab. Ja kuna ta tuli siia selle müntide 10 alla, siis tegelikult on teil see sissetulek suhteliselt hästi kindlustatud.
Selle üle valvatakse, et seadusega oleks asjad korras, valvab see mõõkade kuningas ja et raha jätkuks. Selle eest seisab hea teil müntide rüütel. Et tegelikult ja siis on muidugi see entusiasm, selle sauade rüütli entusiasm, mis peaks teid küll lihtsalt nagu, kuidas ma ütlen, nagu linnutiivul peaks teid sellest olukorrast läbi kandma. Et nagu väga sellised toetavad kaardid ja nagu tõesti kaartidest on näha see korralik stabiilne sissetulek. Et jaa, kui teile pakutakse midagi, siis kaaluge seda, võtke vastu oma tunnustus, pidage kindlasti jaanipäeva, suhelge oma tuttavatega ja vaadake, võib-olla on nendel mõni huvitav idee, millega kaasa minna. Et saate kõik lepingud sõlmitud nii, et ei oleks ühtegi krutskit kuskil, rahaasjad on korras ja selline stabiilne pidev sissetulek on kindlustatud. Vot selline tuli siis selleks nädalaks lugemine teile, armsad lõvid. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida, aga kindlasti võite te minu kanali endale tellida. Siis olete kursis absoluutselt kõigega, mis kanalil toimub, sest ka minul on uued ideed, mida teieni veel tuua, lisaks nendele tarokaardi lugemistele ja kuuni nii täiskuu kui siis ka noorkuu ehk kuu loomise energiatele. Aitäh teile, armsad lõvid, et te olete minuga. Ma hindan seda väga kõrgelt. Olgu teil üks imeline jaanipäev ja kohtume järgmisel nädalal.